Tere tulemast järjekordsesse reaalajamajanduse videopodcasti episoodi, kus me täna räägime kestlikkuse aruandest ja kuidas see aitab sinu ettevõtet. Mul on hea meel näha stuudios TalTechi, kohe see keeruline nimi, organisatsiooni juhtimise valdkonna dotsenti Ärikorralduse instituudist proua Merle Ojasood. Tere tulemast, Merle! Tervitus ja tänan kutsumast ja tervitus kõigile kuulajatele! Ja mina Margus Tammera, Eesti Raamatujate Kogu ja juhatuse esimees ja pikaaegne reaalajamajanduse entusiast. Täna keskendume siis kestlikkuse aruandlusele, mille kohta on hetkel tulnud ju teade, et asjad lükati natukene edasi. Kas edasi lükkamine tuleneb sellest, et tegemist on väga keeruka aruandlusega, mida lihtsalt ettevõtted ei suuda täita? Eks siin on vist ilmselt mitu asja koos, et ju eelmise aasta lõpus oli veel väga selge teadmine, et kõik kinnitati ära, need jätkusuutlikkuse direktiivid ja kohe-kohe hakkavad kõik ettevõtted, siis, kes on kohustuslased raporteerima ja selleks valmistuma. Ja siis tuli Ameerika oma uudisega ja oma võitudega ja kaotustega. Ja eks see natukene ju hirmutas Euroopa majanduskeskkonda ja konkurentsivõimekust ja siis jah, need otsused niimoodi tulid, mis on ühest küljest on hea, et ta tõesti võib-olla annab aega ja teisest küljest ega sellest sisu eest ei pääse tegelikult mitte keegi. Et raporteerima küll kirja võib-olla ei pea enam kõik panema ja ilmselt jääb ka bürokraatiat vähemaks, mis on tõesti ju väga tore, et see ei ole ettevõtluse esmane mure bürokraatiat täita, aga need ülesanded, eesmärgid on meil ikka kunagi lõpule viia. Me siin eesti keeles oleme harjunud viimasel ajal ütlema kestlikkuse aruanne, aga in English kõlab see ju nagu ESG. Mida see ESG tähendab? Kestlikkus, mulle meeldib öelda, et see ESG on vana hea ärieetika, et see on see, et ettevõtja hoolib ja muretseb keskkonna heaolu eest, vaatab, et võimalikult väike jalajälg jääks meist maha, saastet vähem, keskkonnakahjusi vähem, keskkonna negatiivseid mõjusi vähem, et inimestel oleks hea töötada nii enda ettevõttes kui ka tarneahelas, et neil oleks lapstööjõudu. Siin ei ole nagu väga palju mitte midagi sellist, mis on nüüd üle mõistuse uut, et hoolivad vastutustundlikud ettevõtted on sellest alati pidanud ja läbipaistev juhtimine, korruptsiooniennetus, need on nii, iseenesest on need elementaarsed asjad, aga ESG ehk siis environmental, social ja governance aspektid, et need on tulnud selle raporteerimiskohustusega ja siis see ESG on saanud natuke selliseks nagu peksupoisiks. Täpselt nii. Ja täna paljud ettevõtjad nagu kardavad, et hirmus lugu, meil on tuleb mingi suur kohustus, me peame siin ka tegema ESG auditit ja siis peame veel ekstra maksma ja artiklites on välja toodud, et sellised, ütleme siis ESG auditid võivad maksma minna 100 000 eurosid. Kas reaalselt vastab see tegelikkusele? Ma ei oska öelda, kui palju nad päriselt maksma hakkavad, aga tegelikult suured finantsturu osalised on ju esitanud mittefinantsilist aruandlust juba mitmeid ja mitmed aastad. Pangad, kindlustused, investeerimisfondid, non-financial reporting on nende jaoks olnud nagu kogu aeg ja seda on ka kogu aeg auditeeritud. Eks see sõltub ettevõtte suuruseks, kui palju see maksma läheb ja kui palju on ettevõttel neid erinevaid mõjukohti ja neid andmeridu või andmepunkte, mille kohta ta siis peab raporteerima. Ja ma ei oska audiitorite poolt küll öelda, et kuidas nende see hinnapoliitika on, aga eks ta muidugi on nende töö ja nende teenistus. Loomulikult.
kui nüüd mõelda ettevõtja vaadet, et mida ettevõtja tegelikult kasu saab sellest, et ta hakkab seda aruandlust täitma ja auditeerida laskma? No ütleme nüüd tõesti nii, et selle uue ütleme nii, et selle uue aruandlusdirektiivi muudatuse tõttu siis ilmselt hakkavad võib-olla 2 aasta pärast aruannet esitama ainult need suurettevõtted, kus on üle 1000 töötaja ja seal varade ja käibemaht seal vastavalt kas 50 miljonit ja 25 miljonit, eks, et nemad peavad nüüd hakkama siis ilmselt raporteerima ja neid hakatakse ka auditeerima. Teistele ilmselt jääb see vabatahtlikuks, seda vabatahtlikku aruandlust esitavad juba praegu üsna paljud ettevõtted, kas või mis Eestis on ju tuntud, on vastutustundliku ettevõtluse foorumi indeksil ettevõtted raporteerivad, hindavad, aga väga paljud ettevõtted on juba aastaid vabatahtlikult koostanud ise vastutustundlikkuse või jätkusuutlikkuse raporti ja avalikustavad seda oma kodulehel ja saadavad oma äripartneritele, et see on selline vabatahtlik ja eks nad ikkagi näitavad seal raportis ära oma põhilised mõjukohad ja kuidas nad siis võib-olla ka nendesse jätkusuutlikkuse arengu eesmärkidesse või nendesse SDG-desse panustavad ja see on pigem selline informatiivne välistele huvigruppidele tööriist. Aga miks nad seda teevad? Vabatahtlik? Jaa, miks nad seda teevad? Sellepärast, et jällegi, me oleme nii palju ESG eksperte TalTechi ja Swedbankaga koos koolitanud ja me alati küsime, et miks te seda teete? Miks te tahate seda ekspertlust õppida? Ja tegelikult see on ikkagi turu nõudmine, et kliendid küsivad, äripartnerid küsivad, tarneahela partnerid küsivad, mis te teete selle ja selle asjaga. Ja muidugi pangad, et kui finantseeringu taotlusi lähed kuhugi esitama, siis pank tahab ka teada, kuidas su töötajad elavad ja kuhu sa oma jäätmed paigutad ja mis sa jäätmetega teed üldse ja nii edasi. Et see on ikkagi selline ühest küljest praktiline vajadus, aga kahtlemata ka sellise hea ärimaine loomise tööriist. Muidugi, kui sa ikkagi oled selles raportis aus ja ei hakka seal tegelema mingi rohepesuga, et siis võid nagu endale täitsa ämbri pähe tõmmata, et esiteks sa oled silmakirjalik, sa kirjutad seda, mis sa tegelikult ei tee ja sa ilmselt teed mingeid asju, mis ei ole head, eks ju. Et või püüad siis nende kirjete abil mingisugused kas ebaeetilisi või natukene keskkonnakahjulikke tegusi varjata või puhtamaks pesta. Ehk siis võib öelda niimoodi, et ettevõtjal siiski on mõningane sund, mitte päris sisemine vabatahtlik osalemine selles ESG aruandluses. Et partnerid nõuavad teised pooled, tahaksid näha sind päriselt nii-öelda ökoloogilise jalajälje mõttes, ütleme siis, mõtleva partnerina. Kas suuremad ettevõtted, kes on nüüd täna vabatahtlikult seda aruandlust hakanud esitama oma partneritele, nõuavad seda omakorda ka näiteks allhankijatelt, kes tarnivad neile tooteid ja teenused, kes on tegelikult võib-olla keskmised, väikesed või hoopis mikroettevõtted? Jaa, täpselt nii see ongi, et see on selline lumepall, et jällegi, kui on tegemist selle suurettevõttega, kes peab hakkama raporteerima, siis tema küsib oma allhankijatelt ja see allhankija küsib võib-olla võib-olla sellest väikesest mikroettevõttest isegi sellised elementaarsed asjad nagu tõesti CO2 jalajälg, esimene ja teine skoop, esimene ja teine ulatus, või siis tööõnnetuste arv näiteks ettevõttes, et
et see on jah, selline lumepalli efekt. Ehk siis näiteks suur ehitusettevõtja ilmselt ei taha tellida allhanketeenuste ettevõttelt, kus on olnud eelmisel aastal 3 tööõnnetust, mis lõppesid õnnetuseks surmaga. See on küll väga karm näide, aga põhimõtteliselt küll, jah. Või siis tegelikult, eks see on ju ka teatud mõttes riskide juhtimine, on ju. Et kui sul on näiteks kas või ka tarneahelas üks allhankija, kes on kas väga kuidagi monopoolses seisundis või tema poolt tarnitavad toormed pärinevad kuskilt mingisugusest kriisipiirkonnast või mis iganes, et seal ikkagi tark ettevõtja näeb juba äririske, eks ju. Et see on puhas ka riskijuhtimise tööriist. Okei, ehk siis enam ei ole nii, et ma pimesi võtan kõige parema hinnaga toote, vaid pigem vaatan ka, et kuidas see toode on toodetud, teenus loodud. Jah, sest ja lõpuks ju küsib, võib-olla veel ei küsi see lõpptarbijagi, aga jällegi, et kui siin ehitussektorist rääkida, siis lõpuks on see lõpptarbija see, kes tahab seda korterit või maja osta, ta tahab, et see maja oleks võimalikult energiaefektiivne ja see tähendab seda, et seal on mingisugused konkreetsed tingimused, nõudmised ehitusmaterjalidele, et jah, turg reguleerib. Väga hea. Kui nüüd tulla selle juurde, et igasuguse aruandluse jaoks on vajalikud kvaliteetsed andmed ja me näeme, et majandus on ju selline suur võrgustik, üks tellib teiselt, teine kolmandalt ja nii edasi, siis need andmed peavad hakkama sealt algpunktist ja tulema hästi korralike kvaliteetsetena. Siin tüüpiline näide e-arved. Ehk siis e-arvesse põhimõtteliselt saab ju lisada kõikvõimalikud parameetrid toote või teenuse kohta, mis iseloomustavad teda ka just nimelt selle CO2 jalajälje ja kõikide muude kestlikkuse parameetrite järgi. Kas siinkohal on välja kujunemas ka mingisugused, ütleme siis soovitused nendel, kes tahavad kas vabatahtlikult või tulevikus kohuslikult neid aruandeid täitma hakata oma tarnijatele, et millisel moel nad peavad oma arvete peal kajastama tooteid ja teenuseid? See on üsna keeruline küsimus ja raske muidugi vastata, et see, kuidas arvete peale hakatakse näiteks kas või CO2 koefitsiente või siis neid kilogramme ja tonne lõpuks panema, see sõltub erinevatest metoodikatest, neid CO2 arvestuslikke metoodikaid on üsna palju, ja siin on see koht, kus ilmselt on veel poliitikakujundajatel ja ka võib-olla audiitoritel väga selgeid seisukohti vaja välja kujundada. Et ma toon kas või ühe näite, et kui arvestada töötajate töölähetusi näiteks ja ma olen näinud ettevõtteid, kus lennureiside CO2 arvutatakse kilomeetrite põhjal, kui pikad lennuvahemad on olnud, aga olen näinud ka ettevõtteid, kus CO2 arvestatakse koefitsiendiga lennupiletite maksumuse järgi. Et tegelikult on need suhteliselt nagu võrreldamatud asjad ja see tähendab seda, et need algandmed on juba eos võib-olla erinevad, eks ju. Aga siis on jällegi see, et sa pead suutma ära kirjeldada, missuguse metoodika järgi sa oled oma andmed kogunud. Ja muidugi, mida süsteemsemalt neid andmeid koguda ja ka talletada siis oma ettevõtte tarkvara lahendustega, seda lihtsam on sul hiljem ka aruandeid esitada ja sealt vajalikke andmeid kätte saada. Ehk kui me selle sama e-arve näite võtame, siis iseenesest esimene arve koostaja seal ahelas võiks panna juba ühe ja sama metoodika alusel oma CO2 kilogrammid kuhugi kirja ja see info liigub edasi
järgmisele astmele, järgmisele ettevõttele ja sealt omakorda, kui ta sisaldub teises tootes, teenuses, liigub edasi kolmandale, kuni sinna ahelas lõpus välja, kes peab päriselt selle aruande siis esitama. Jaa. Aga kuidas tagada seda, et see, kes esimesena paneb kirja oma CO2 kilogrammid või siis kilomeetrid, kuidas tagada seda, et need andmed on õiged? Kuidas seda kontrollida? No vot jah, et siin on jälle see, et kas siis see ettevõte, kes esimesena neid andmeid kuhugi kirja paneb, et kas see on auditeeritav, kas sellele on tehtud kindlust andev auditi otsus, mida siis saab usaldada, eks ju. Ehk kui me täna vaatame lennupiletit, siis lennupileti peal on ilusti kirjas, et CO2 emissions on need ja need parameetrid. Ja eeldusel, et lennufirmad on üldjuhul ikkagi auditeeritud ja võib-olla juba aastaid esitanud seda kestlikkuse aruannet, siis oletame, et võttes pileti pealt vastavad numbrid, pannes nad oma arve peale edasi, me juba ikkagi läheme õigete andmetega kogu sellesse süsteemi. Ja, seda küll, jah. Okei. Kas on mõeldud ka selle peale, et kui selles nii-öelda algallikas olevad numbrid on auditeeritud ja kindlad, et siis me saadame edasi ainult viite, et me neid numbreid endid ei peaks hakkama topelt kuhugi seestama ja kajastama, vaid lisaksime näiteks lingi, et ma kasutasin siin lennutransporditeenust viitega sellele teenuse osutajale, ilma et ma paneksin täpselt kirja oma e-arvele, et kulus seal 45 kilogramm ühikut mingisugust CO2. Või maailmas selliste süsteemide peale veel ei ole mõeldud? Ma vist ei ole pädev sellele küsimusele 100%-lise kindlusega vastama, aga mulle tundub nii palju, kui mul on kokkupuuteid ju ettevõtetega olnud, et see veel nii ei ole, nii ideaalne. See tundub ka niimoodi, natuke ulmeline. Aga eks ta võiks olla. Võiks olla küll. Meenutab natukene võib-olla seda Euroopa Liidu digitaalse tootepassi teemat, kus samamoodi tahetakse teha nii-öelda keskset registrit, kus toote ja teenuse kohta pannakse suur hulk parameetreid kirja ja siis ei pea neid samu parameetreid hakkama kordama kuskil tellimustes, arvetes, veoselehtedel, vaid sa saad alati viidata, et see toode või teenus, parameetrid mine vaata sealt keskest baasist. Tundub nagu mõistlik. Jah. Aga jah, kahjuks Euroopa tootepass on jälle takerdunud erinevatesse instantsidesse ja sellest on räägitud õige mitu aastat juba, et aga siiamaani ei ole veel midagi otsustatud. Täpselt nii. Ja viimaste aastate jooksul päris korduvalt oleme seda digitaalse tootepassi teemat käsitlenud ka siin webinarides, varasemates episoodides ja oleme ka jõudnud sellele järeldusele, et idee on väga äge, teostus on selline, et on teostatav, aga praktikas ei ole veel kasutatav. Nii et peame ilmselt ootama mingisugust kokkulepet riikide vahelist, ma ei tea, millist koostöövalmidust. Ja tegelikult eks selle taga on ilmselt väga praktilised põhjendused, miks seda ei ole valmis tehtud, miks seda otsust ei ole valmis saanud, et ikkagi kogu seda tarneahelat jälgida on ülikeeruline. Et tarneahelad on väga pikad, kui tõesti lõpptarbijast kuni selle toorme valmistajani, puuvilja kasvatajani, kaevandajani või mis iganes see toore on, et see digitaalne tootepass saab olla ainult siis ja siis usaldusväärne, kui kogu tarneahel selle toote taga on läbipaistev olnud. Täpselt nii. Ma siin ükskord paar aastat tagasi huvi pärast vaatasin kodupoest ostetud banaanil olevat tootekoodi ja suutsin tuvastada, et see on toodetud konkreetselt Costa Ricas ja isegi asukoht oli võimalik tuvastada, kus ütleme siis istanduses on see banaan kasvanud. Samas ei olnud mitte mingisugust infot, et kuidas see banaan minuni jõudis. Ehk siis jah, ilmselt Hollandi kaudu, mingisuguse suure jaemüügiketi kaudu, kui palju seal oli kulusid ja kas seda banaani üldse tasus minuni tuua, mõnus on süüa, aga samas ma tean, et keskkonnale võib sellest olla väga ebameeldiv mõju. Et teiselt poolt maakera tuua banaan minu põhjamaisele toidulauale. Jah, aga
kahjuks väga vähesed tarbijad mõtlevad selle banaaniteekonnale. Sama lugu ilmselt Uus-Meremaa kiividega. Aga paraku me elame sellises globaalselt ühendatud maailmas, mis küll tänu mingitele tollitariifi ja muudele teemadele kipub siin natukene takerduma, aga siiski allhankijad on sageli võib-olla teisel pool maakera ning me ei tea kunagi, kuidas nad täpselt ikkagi oma toote või teenuse on seal valmis saanud. Ja ma ei tea, kas me saame usaldada näiteks mingisugust Brasiilia allhankijat, et see veisenahk, mille on ta seal tootnud ja mida ma siin võib-olla Euroopas edasi töötlen ja võib-olla Eestis vormistan mingisuguseks, ma ei tea, vööks või rihmaks, et see tõesti on ökoloogilise jalajälje mõttes minimaalne. Ja see on muidugi keeruline ja üks asi on see, et me vaatame toote või teenuse jalajälge, aga teine asi on ka see, et see ei ole ainus asi, mida me peaksime arvesse võtma. Et kui siin oli just näide veise naha kohta, siis üks Euroopa Liidu direktiiv, mis on siis nii-öelda deforestationi direktiiv, ehk siis eesti keeles võiks öelda kas raadamisvastane direktiiv ja veise tootmine või veised käivad just selliste toodete alla, mis selle raadamisvastase direktiiviga kokku jälle läheb, et siis on vaja sellele omakorda need sertifikaadid, et need loomad ei ole kasvanud siis karjamaadel ja söönud põldudelt, mis on kunagi metsast lagedaks raiutud ja nüüd rohumaadeks tehtud. Et ka seda tuleb vaadata, et neid määrusi või neid direktiive on teisigi, mida tegelikult me peame arvesse võtma ja heakene küll, see jätkusuutlikkuse direktiiv nüüd lükkub edasi või leevendub väiksematele ettevõtetele sootuks, aga näiteks seesama raadamisvastane direktiiv, see ei küsi, kui suur sa oled, et kui sa veiseliha või veisest tehtud tooteid turustad, siis näita ette, kuidas see on saadud. Täpselt nii. Ja sõna raadamine toob ilmselt paljudele kuulajatele, vaatajatele mõttesse kohe meie kodumaised raielangid, mida on viimasel ajal tekkinud paljude arvates kahetsusväärselt palju. Aga nagu siin ministeeriumites sai hiljuti kokku lepitud, siis suisa 70% tõmmati mingi väga konkreetne piir, et kui palju võib siis raiuda ja kui palju peab olema seda hoitavat maad. Kas kestlikkuse seisukohalt tundub selline selge piiri tõmbamine üldse mõistlik? Ma loodan, et seal on mingisugused arvutused ja kalkulatsioonid taga, et ma ei hakkaks spekuleerima ja arvama, kui objektiivsed need otsused on. Ehk kui mõelda selle peale, et Eesti puidutööstusse tuleb võimalikult palju kohalikku toorainet ja me peaksime seda toorainet väärindama siin, mitte tarnima palki kuskile Soome, Rootsi, siis iseenesest me tahaksime teada ju ka, et kelle metsas puit kasvas viimased 100 aastat. Seda infot vist täna ei ole kuidagi võimalik hankida. Ei, seda infot on võimalik ka hankida ja tegelikult puidu väärindamise ettevõtted ja puidutööstuse ettevõtted enamasti omavad kõik sertifitseeritud metsadest siis pärit raieõigust ja see on Eesti ikkagi sellistes legaalsetes metsa- ja puiduettevõtetes täiesti aukohal, ma arvan. Aga muidugi on alati neid, kes sellest sugugi ei pea. Ehk siis kõik Eestimaa kodanikud, kes armastavad oma kodumetsa ja võib-olla laiemalt mõtlevad ka metsade heaolu peale, peaksid kindlasti hakkama nõudma kõikvõimalikult puittoodete tootjatelt siis samamoodi sertifikaati. Ja, et eks see on üks viis, kuidas tootjaid ja
kaupmehi mõjutada, et ma lähen ja küsin, et kus see minu söögilaud on tehtud ja missugusest puidust ja kust on minu riided pärit või mis iganes. Ja see võiks olla digitaalselt saadav info, ehk siis kui me räägime reaalaja majandusest, siis need ettevõtjad peaksid selle info registreerima võimalikult tehingu toimumise käigus, edastama oma järgmisele tarneahelas osalevale ettevõttele ja see omakorda järgmisele kuni meie kui tarbijani välja. Ehk siis mina kui tarbija võiksin tulevikus, elades Eesti digiriigis, saada iga kell teada, et vot näed, see laud siin on valmistatud minu poolest männipuust, mis kasvas kunagi Põlvamaal. Oleks kena teada küll, aga selles osas on mul natukene nagu kahtlusi, et kas et meil on nagu nii palju muid asju, mida me võiksime ennem ära teha, et isiklikult mul oli just vajadus osta uut köögitehnikat suvemajja. Ja ma mõtlesin, et need ajad on läbi, kus ma saan nõudepesumasinaga 7 erinevas keeles need kasutusjuhendid. Ja siis ühes on eestikeelne väike lõigukene ka. Et see on nagu selline väga lihtne samm, mis sa võid nagu keskkonna heaks juba teha. Ennem kui sa hakkad seda digitaalset tootepassi ihaldama, lihtsalt lõpetame selle arulageda hiinakeelsete, portugalikeelsete juhendite kaasa pakkimise Eestis müüdavatele toodetele. Siin on ju globaalsed eeskujud olemas, kas või mingisugune telefonitootja Apple või Samsung, ta ei pane ju enam mingisugust pikka juhendit kaasa, ainult väike lühikene instruktsioon, kus sa leiad juhendit digitaalsel kujul. Ja kui inimesel ei ole seda digitaalset ligipääsu nendele juhenditele, siis loomulikult on kaupmees kohustatud seda riigikeelset juhendit ka tarbijale pakkuma, aga need on ikkagi pigem sellised üksikud juhtumid, et me kõik saame hakkama ilma nende suurte paksude vihikuteta, kuidas ahju või nõudepesumasinat käsitleda. Täpselt nii. Aga tulles tagasi selle kestlikkuse aruandluse juurde, siis mis hetkel kogemuste põhjal need, kes on seda aruannet täitnud, tuuakse välja kõige keerukamate osadena, mida seal aruandes tuleb täita? Et mis on nagu kõige keerukam, ütleme, andmekorje mõttes, interpreteerimise mõttes, aruandesse kirjapanemise mõttes? See aruanne ei ole ju niimoodi hopsti nagu raamatupidamissüsteemist tuleb välja käibedeklaratsioon, hästi lihtne, konkreetne. Eks see ongi nende põhimõtete kokkuleppimine, et mida ja kuidas me aruandesse kirja paneme. Et on see siis selle CO2 arvutuskäik, et me vähemalt teeme, nii nagu raamatupidamis eeskirjad on, et me teeme ka enda kestlikkuse aruandluse eeskirjad, et mida me arvesse võtame, kuidas me kajastame ja kust me andmeid saame. Aga võib-olla ikkagi kõige keerulisem on tarneahelat jälgida ja neid andmeid saada, mis siis tarneahelast tulevad. Kas siis allavoolu või ülesvoolu enne ettevõtte ust ja mis saab meie toodetest teenustest peale ettevõtte ust. Et sealt on võib-olla raske neid andmeid kätte saada. Ja siin võib-olla peakski see reaalaja majanduse kontseptsioon abiks olema, mis ütleb, et elektroonne andmete liikumine, ühekordne CS printsiip, see olgu rakendatud siis kogu majanduse võrgustikule. Jah, et sellel digitaliseeritusel selles mõttes on ju mitmeid plusse, tegelikult ta teeb ka majanduse ja ettevõtluse palju läbipaistvamaks, ja eks see ilmselt ka vastasseis võib-olla sellele on tingitud selles, et nii mõnedki ettevõtted ei taha seda läbipaistvust. Just. Ja need siis võib-olla ka tõstavad vahest rohkem häält selle vastu. Aga iseenesest jah, et kellel ju midagi nii väga varjata ei ole, et siis oleks ju väga lihtne, kui need andmed kuskil plokiahelate kaudu edasi liiguvad õigetesse kanalitesse. Täpselt, ja sellest lõppude lõpuks võidame meie kõik kui tarbijad. Ja. Suurepärane, aga meie episoodi aeg hakkab siin paraku ümber saama ja võib-olla
lõppsõna veel, et kui põhjalikult peaks üks väiksem ettevõte üldse seda kestlikkuse aruannet tulevikus ette võtma? Kestlikkuse aruannet väiksematele ja keskmise suurusega ettevõtetele, see on, jällegi, tulen tagasi selle ärieetika juurde. Et täpselt nii palju, kui sa ju arvad, et üks selline vastutustundlik hea äritava ette näeb, eks ju. Et see Euroopa komisjoni poolt on just see siis vabatahtlik väiksemate ja keskmiste suurustega jätkusuutlikkuse raporteerimise nii-öelda suunised ju antud ka ja seal on väga lihtsad põhimõtted, et seesama ettevõtte juhtimispoliitika, tavad, ärikultuur, siis energiakasutus, need kasvuhoonegaaside heitkoguste arvestamine, õhu, vee ja pinnase saastamise võimalikud küsimused, probleemid, bioloogiline mitmekesisus, vee kasutamine, kõik sellised kriitilised ressursid, ressursikasutus, ringmajandus, et kuidas ikkagi, missugused püüdlused on tehtud, et olla rohkem ringne ja väiksema jäätme väiksemate jäätmekogustega ja muidugi ka oma töötajad, et tööohutus, töötajate heaolu, koolitus, arenguvõimalused, töötervishoid, kõik elementaarsed asjad, mis sa ju tahad, et sul ümbritsev keskkond oleks nii füüsilises kui ka vaimses mõttes selline positiivne ja sümpaatne, et inimesed tahavad su juures töötada, kliendid tahavad sinuga koos asju ajada, partnerid tahavad sulle kaupa tuua ja müüa ja vahetada sinuga, et ja usaldusväärsus, läbipaistvus, need on need asjad, mis on üsna sellised hea ärikultuuri põhikomponendid ja tegelikult veel kord, et sa ei pea suutma ju kogu maailma valu enda õlule võtta ja seda parandada, et otsi üles need oma kõige suuremad mõjukohad ja tegele nendega. Elementaarselt. On jah, et siin ei ole mingit kolli ja siin ei ole mingisugust tohutut paanikat sellepärast tegelikult vaja üles lüüa, et ole normaalne. Tuleb asi võtta kätte ja hakata reaalselt vastavat aruandlust ette valmistama. See ei ole sugugi mitte nii suur ja keeruline, nagu siin sageli üles puhutakse. Aga aitäh stuudiosse tulemast. Meiega oli dotsent Merle Ojasoo TalTechi ärikorralduse instituudist ja aitäh kuulamast.